Sooja ilmaga tahavad ka koerad ujuda, aga Tallinna linnas ei ole just väga palju neid kohti, kus koeri ujutada. Kuigi üks variant siiski on siinsamas Kopli liinide juures mere ääres. Ametlikult ei ole Tallinnas ühtegi ainult koertele mõeldud ujumiskohta. Kehtib aga üldine reegel, et avalikes randades koeri ujutada ei tohi. Ülejäänud kohtades justkui võib seda teha. Koertega ujumine ja nende ujutamine on lubatud igal pool Tallinnas, kus ei ole see parasjagu keelatud. Ehk siis keelatud on ta avalikes ujutuskohtades, on keelatud ka Kopli lahes, aga siin näiteks Pikakari rannas on see lubatud seal, kus ei ole avalik rand, ehk siis vasakul pool siis nii-öelda linnukaitseala läheduses. Ja mida me kindlasti rõhutame on see, et kui on palav suveilm, siis ei ole selleks okei aeg, et seda soovitame teha kas siis varahommikul või hilja õhtul koeraga. Tallinna kodulehel leiab kaardi, kus on näidatud soovituslikud koerte ujutamise kohad. Need on Merivälja Muuli ümbrus, Rusalkast Pirita poole jääv rannariba ja Kopli liinide promenaadi ümbrus. Viimases kohas tuli siiski pisut oodata, enne kui koerad välja ilmusid. Вот, к сожалению, в нашем районе негде больше. Поэтому мы ходим именно сюда, потому что мы живем на Штромке, а на Штромке сейчас запретили купаться собакам. Ну и люди там не купаются. Вот, поэтому мы каждый день сюда, не каждый день, но часто стараемся пройти. Tõepoolest oli kunagi plaan luua ametlik koerte ujumiskoht Stroomi randa. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus sellest mõttest aga loobus. Stroomi rannas on täna ujumine ka inimestele endiselt mitte soovitatud, sest veepiirilt avastati reostus. Terviseamet võttis sealt lähedalt, 3 proovi, oli sealt ühe ala keskelt ja sealt ümbruskonnast ja selle lintidega piiratud ala kõrvalt siis tuvastas, et seal on ka naftasaaduseid. Ka olenevalt siis nende ilmastikuoludest ja hoovustest ja vee liikumisest siis võib see reostus kanduda ka ülejäänud rannaosale. Sinivetikate kohta hetkel aga Tallinna randades teateid ei ole. Viimane proovid ka Piritalt näitasid, et on sinivetikaid, aga mitte neid potentsiaalselt toksilisi, vaid ohutuid sinivetikaid. Praegu küll ohtu ei ole, kuid muideks ka koer ei tohiks sinivetikat õitsemise ajal ujutada. See võib olla neile surmav.